vana must. Venid nagu hobune. Tähelepanu, tähelepanu. Sitikatele ja tirtsudele, livlikatele ja põrnikatele, kõigile mitte kahejalgsetele. Täna korraldatakse jälle enneolematut suvemängud. Kõik staadionile. Nüüd on hiljaks. Siin reporter Sikitriki ja Roheliste Niitude staadion. Arvutu pealtvaataskond ja arvukas osavõtjate pere on koondumas siia, et olla tunnistajaks Roheliste Niitude erakordsetele järjekordsetele võistlustele. Spordisõpru saabub lähedalt ja kaugelt. Astuvad väärikad ninasarvikpõrnikad. Ja teile asuvad kärsitud männikärsakad. Tuleb lepatriinude punaste kuubede rodu. Kogu mitmemiljoniline putukavabariik on jalul. Sealt tuleb ka vanaise, tähendab lugupeetud peakohtunik, kes raatsib niisugusel päeval koju jääda. Peolisi saabub nii lennates, peolisi saabub roomates. Osavõtjad tulevad kokku küll üksikult, küll hulgaviisi. Milline hoog, milline reipus. Mis aga sünnib meie ebatavaliselt kirju pealtvaatajate ridades. Ja siin võideldakse tiivanukkidega, võideldakse kärssade ja sarvedega paremate kohtade pärast. Nagu näha, ka kõige kõrgemad lillerõdud ei jää tühjaks. Lausa lennult haaratakse viimased vabad kohad. Üllas vaatepilt, kirevad kleidid ja kaunid kostüümid. Hingevärinaga oodatakse pidulikku algust. Veel mõned sekundid ja saabub tähtis hetk. Stopp. Silmapiirile on ilmunud tiku. Ka tema ei pea jalavaeva paljuks, et kiirustada suurele peole. Tubli. Bravo. Lugupeetud lülijalgsed, lubage. Algavad suvemängud. Soovin kõikidele väga edu. Kong. Pidulike helide saatel löövad lehvima lipud, sütivad tervikud. Tähelepanu, 100 sentimeetri jooks. Võistlejatel ette valmistuda. Otsime võistlejate hulgast üles meister Mardika. Näete seal, meister Sikk. Meister Sikk, kas jõudsite ka kõik 6 jalga viia nii-öelda, nagu öeldakse, sportlikku vormi? Tema palun.
Suurepärane, ma sain aru. Meister Sikk tahtis öelda, et paneb kõik lootused vasak esimesele ja parem kolmandale. Ja kui tema tundad teda ei peta, on esikoht, nagu öeldakse, ma saan aru, on esikoht, nagu öeldakse, jalaga katsuda. Enne suurt starti peavad nõu kärsaklased. Treener Õiesik annab ninasarvik põrnikale viimaseid näpunäiteid. Ma palun jälgige, jah. Võistlejad kohtadele. Valmis olla. Tähelepanu. Nobe puidusik, oi, mis ma näen, tema kannult sitikas, oi, kas tõesti uus üllatusmees, oi, see on kindlasti rühkiv kuldpõrnikas, ja, oi, juurde, meister Sikk, juurde, oi, jooksiklane ei jookse, vaid tormab, ülivõimas vahest pulpib ta kõigist ette, jotte. Väikesed villkäpad esitavad harjutuse kõrtel. Bravo! Vaba harjutus oksal. Sooritab kuututlane. Riständlik. Tantsupala avakosmoses. Tähelepanu, siin reporter Sikki Triki. Jätkame reportaaži jooksurajalt. Oi, meie rajavälk kukkus. Oi. Üks küsimus. Andke andeks, üks küsimus. Kas teie ei karda, et võite hiljaks jääda? Kuidas palun? Ta ütleb, kui ma ei eksi, et talle meeldib mõnikord päikest võtta. Oi, peagi nii. Pardon. Sina veel teel. No. See veel puudus. Eest, mis sina siit otsid, ma tahaks öelda, mis peakohtunik, tee peal ees. Peakohtunik, no mis sa ütled? Rada vabaks. Ja ongi viimane lõpusirge. Kel ütlevad üles jalad, kel närvid. Ai, mis sa jokutad, pane juurde. No, veel natukene. Ai, mis nüüd juhtus? Lendamine on keelatud. Disklav. On
jäänud veel viimased otsustavad sentimeetrid. Juurde. Iga hetk langetab vahekohtunik lippu ja võitja on selgunud. Tore. Teine, väga tore. Veel. Urraa, bravo. Õige pisut veel. Nii. Oi, mis nüüd juhtus? Enneolematut spordivaimu näitab Haavasik. Ta saabus finišisse otse šokiseisundis. Nii, veel natukene, viimane pingutus, bravo, maailmaklass. Suur jooks on lõppenud, kes söögab vuntsi, keda ootavad loorberid. Kuldmedali sai võitja. Hõbeda teise kohamees ja pronksi. Võiduronijatel ette valmistuda. Nii, siin annavad tooni liblikate eelikud. Kes teeb eelviimast eelsoojendust, kes aga hammustab viimaseid suuteisi. Sest nemad, nagu paistab, nemad loodavad vist rohkem kõhule kui jalgadele. Üks küsimus. Paar sõna. Üks küsimus, paar. Tähelepanu. Valmis olla. Võistlus algas, vilgepad varastasid, oi, vaene vend kukkus, no pole midagi. Võistlus, ma ütleksin, on väga tasavägine. Nüüd surub ette nool öölane, jah, näete täitsa rahulikult surub ette. Nii täiesti vabalt, ma ütlesin ilma pingeta ja tundub, et ei, andke andeks, temast vilkab mööda vilgep. Ja vilgep, see on loomulik, mammade närvid on pingul, see on selge. Oi, otse klassikalist stiili näitab vaksik. Ja, üks näete, ikka vaks aaval, ikka kõrgemale ja kõrgemale. Tubli. Oi, hoopis allapoole on jäänud vennad kedrikud. Ei, siiski, andke andeks. Ja topid ennast võõrastesse asjadesse. Tähendab, kui me nüüd jäime. Nüüd rebib ette nool öölane, kuid siiski paistab ja väga selgelt paistab. Ei paista, et tema kannul, vabandust, esimene vilgepp. Tähendab, eelmine... Lugupeetud vaatajad, aga seal käib ju kõige puhtam sambo. Üks moment, ja sambo, ei, andke andeks, või on see hoopis judo? Niisugune meisterlik ammustus ja ma julgen öelda ninast meisterlik ammustus. See on tõeline judo, see on tõeline, ma ütleksin, see on enneolematu. Veel üks ammustus, ma julgen öelda. See on enneolematu. Kaklus silmapilk lõpetada. Enneolematu kaklus tuleb välja. Häbi. Tulistan hoiatamata. Olge rahulikud, lugupeetud vaatajad. Vennalik leppimine. Käes surumine. Nii, tubli. Väike
Vahepuhkus, jah. Head isu. Ronijad on juba lõpetamas, veel vaid mõni kehapikkus, täiesti tubli, täiesti puhanud, ma ütleksin täiesti puhanud, tore, finiš, nii. Ja kohe selgub meile ka hõbemedal, veel viimane pingutus, tubli, hõbe on käes. Kes aga pärib kolmanda koha? Üks moment, oi, kolmanda koha pärast käib väga pinev rebimine, tubli, kolmanda koha sai nooröölane. Autasustamine algab. Kõik tähelepanu on pööratud võitjatele. Nii. Oi, mis siis nüüd sünnib? Teise koha mees Kedrik, missugune nurjatus, mis... Skandaal! Mängude kordamineku tõttu hindan ma agarat osavõttu. Enne kui sibate tagasi koju, laseme lahti medalisaju. Kõik saavad meelepärased, lillelised, just säärased. Reporter oli. Tšiki-triki.